Tere tulemast! Täna räägime millestki, mida sa näed. No tegelikult sa ei näe seda, aga tunned küll. Iga päev. Ja ilmselt ei mõtle sellele eriti. See on küsimus, et miks soe õhk alati üles tõuseb? See on üks põnev teadus, mis on tegelikult nii meie hubaste tubade kui ka taevas hõljuvate õhupallide taga. Oled sa kunagi päriselt mõelnud, et miks see nii on? Et miks soe õhk üles läheb? See tundub ju nii, ilmselge, eks? Aga tegelikult peitub selle lihtsa küsimuse taga päris oluline füüsikaline põhimõte. Üks neist asjadest, mis kujundab maailma meie ümber, aga millele me lihtsalt ei pööra tähelepanu. Ja see on jõud, mis on tegelikult üllatavalt võimas. Piisavalt võimas, et kütta meie kodusid. Kujuta ette, külma talvepäeva. Just see sama printsiip ongi see, mis su toas soojaks ja mõnusaks teeb. Vaata seda radiaatorit. See on ideaalne näide. Ta soojendab õhku otse enda ümber. Ja mis see soojenenud õhk siis teeb? Just, ta tõuseb üles lae alla. Samal ajal vajub see jähedam raskem õhk põranda lähedalt alla, et radiaatori juures oma korda oodata. Ja nii tekibki toas selline nähtamatu soojuse ringlus, mis lõpuks terve ruumi mõnusalt soojaks kütab. Aga toad soojaks kütta on üks asi. See sama jõud suudab meid lausa taevasse tõsta. Ja see on juba midagi palju, muljetavamat. Jah, just nii. Seesama teadus, mis su radiaatori tööle paneb, lennutab ka neid massiivseid kuuma õhupalle. See on täpselt sama füüsika, lihtsalt palju suuremas ja dramaatilisemas skaalas. Päris äge, eks? Aga tead, et kogu selle saladuse tuumani jõuda ei pea me minema ei tuppa radiaatorit katsuma ega õhupalliga lendama. Tegelikult algab kõik palju lihtsamalt. Ühest pudelist ja ühest õhupallist. Niisiis teeme ühe väikese katse, et aru saada, mis on see nähtamatu jõud, mis siin tegelikult mängus on. Vaata nüüd siia. Vasakul on pudel kuuma vee anumas ja hops, õhupall on täis pumbatud. Paremal on täpselt sama pudel ja õhupall, aga külmas vees ja näed, õhupall on täiesti lössis. Ja mis kõige olulisem, keegi ei puhu sinna õhupalli sisse. Mis siis toimub? Tundub natuke nagu mustkunst, kas pole? Aga ei, see on puhas teadus. Mingi nähtamatu jõud teeb siin kogu töö ära. Aga mis see täpselt on? Okei, et sellest aru saada, peame minema natuke sügavamale. Me peame vaatama, mis toimub õhuga mikroskoopilisel tasandil. Lähme piilume õhuosakeste nähtamatusse tantsu. Ja siin ongi meie võlusõna, soojuspaisumine. See on põhimõtteliselt aine omadus temperatuuri muutudes oma kuju, pindala või ruumala muuta. Lihtsamalt öeldes, kui asjad soojaks lähevad, siis nad paisuvad. See kehtib kõige kohta, gaaside, vedelike ja isegi tahkete asjade. Mõtle näiteks metallist sillale kumal suvepäeval. See on tegelikult natuke pikem kui külmal talvel. Aga mis see päriselt tähendab? See kõik toimub molekulite tasandil. Kujuta ette, et õhuosakesed on nagu väikesed põrkepallid. Kui sa annad neile sooja näol energiat juurde, hakkavad nad palju kiiremini ja ägedamalt ringi põrkama. Ja selle tulemusena nad lükkavad üksteist kaugemale. Neil on lihtsalt rohkem ruumi vaja. Nii et vaatame seda võrdlust. Külm õhk, osakesed on laised, liiguvad aeglaselt, on üksteise lähedal koos. Soe õhk, osakesed on energilised, kihutavad ringi ja on üksteisest kaugel eemal. Ja just siin, selles erinevuses, peitubki kogu asja konks. Okei, nüüd me teame, et soe õhk paisub. Aga miks see siis ikka üles tõuseb? Siin tuleb mängu üks teine oluline sõna. Tihedus. Tihedus näitab põhimõtteliselt seda, kui palju asja on mingisse kindlasse ruumi ära pakitud. Ja reegel on lihtne. Hõredamad asjad ujuvad tihedamate asjade peal. Kõige klassikalisem näide on õli ja vesi, eks. Õli on hõredam ja jääb alati vee peale pinnale. Täpselt sama loogika kehtib ka õhu puhul. Nii, paneme nüüd kaks asja kokku. Kuna sooja õhuosakesed on rohkem laiali, siis mahub neid samasse ruumi, ütleme 1 kuupmeetrisse, lihtsalt vähem kui külma õhuosakesi. Ja see teebki sooja õhu hõredamaks ehk väiksema tihedusega. Või nagu me igapäevaselt ütleme, see teeb sooja õhu kergemaks kui sama suur ports külma õhku. Ja siin tuleb mängu gravitatsioon. See külmem ja tihedam õhk on raskem, eks? Nii et gravitatsioon tõmbab seda allapoole. Aga kuna see soe, hõredam õhk on juba ees, siis see raskem õhk lihtsalt lükkab selle kergema eest ära. Ülespoole, see ongi kõik. Külm õhk väjub alla ja lükkab sooja õhu üles. Nii lihtne see ongi.
Okei, nüüd, kus meil on teooria selge, läheme tagasi meie algsete näite juurde. Vaatame, kuidas see põhimõte radiaatorite ja õhupallide puhul täpselt töötab. Võtame selle radiaatori uuesti ette. Radiaator kütab enda ümber oleva õhu soojaks. See soe õhk paisub, muutub hõredamaks ja tõuseb üles lae alla. Jahedam, tihedam õhk põranda juurest voolab asemele, et kaassoojeneda. Ja see tekitabki toas pidema õhuringluse, mis levitab soojuse ilust igale toole laiali. Ja kuuma õhupall. Nüüd on see ju täiesti loogiline. See suur põleti seal ei tee midagi muud, kui ajab palli sees oleva õhu hästi kuumaks. See muudab selle õhu palju hõredamaks kui väljaspool olev jahedam õhk. Ja see tohutu tiheduse erinevus tekitabki selle tõstejõu, mis lennutab kogu selle kupatuse koos inimestega üles taevasse. Nii et kokkuvõttes külm, tihe õhk liigub allapoole ja surub sooja hõredama õhu üles. See ongi soojusülekande üks aluspõhimõte. See üks lause võtab tegelikult kõik kokku ja see on fundamentaalne loodusseadus, mis on mängus nii paljudes asjades meie ümber. Nii et see lihtne põhimõte on tegelikult töös kõikjal meie ümber. Ilmamustrites, toidu valmistamisel, isegi selles, kuidas su kohvitastist aur tõuseb. Nüüd on küsimus sulle. Kus sina seda järgmisena märkad? Hakka ringi vaatama, sa üllatad. Aitäh, et kaasa mõtlesid!